nüüd on see aeg, kus põllud ongi kõik niisutatud. Vist on 3 põldu veel, mis on jäänud siis maha teistest. Et 3 põldu on veel, mida niisutada, aga mida me praegu teeme, on see, et vaata, siin on kõik need piibud on siin peal. Me korjame nüüd kõik need piibud, mis siin põldude ääres on. Kõik korjame üles nüüd. Normaalne aimari töö on, aga selles mõttes vahepeal seda aimari tööd teha, seda jürka tööd teha, pole hullu midagi. Aga ma ei tea, mulle nende ratastega, traktoriga meeldib nagu rohkem sõita. Siin nagu näed, pöörad on ja kuradi ratas liigub, eks ole, ja sellega kuidagi on nagu ägedam sõita. Tahaks kiiremini sõita, aga ma arvan, et see kuradi käru laguneb ära muidu. Mis piiga peab rooli tulema või? Piiga tuleb rooli või? Muidugi, ma ei jaksa ju. Sina ei jaksa või? Kus need feministid nüüd on? Ma ei ole feminist. Naised ju jaksavad kõige nüüd järsku, nüüd tema tahab traktorisse tulla või? Ei jaksa. Pui. Mehi on siin rohkem. Mehi on rohkem. Tänapäeval on naised ka mehed, tead seda või? No mõned. Ma ei ole õnneks. Seda tööd on normaalne teha. Seda tööd on teha normaalne. Ongi täpselt 10-ni, kell on 10 praegult. Ütleme 10-st 3-ni sihukest tööd enam ei teeks, aga meil on tegelikult kõik piibud, mida me korjata saame, on korjatud tegelikult. Sest siin on põld ja ta jooba, eks ole. Aga probleem on selles, et igal pool me ei saa näiteks seal on see tee nagu kitsam on ja et sinna ei saa selle autotee peal ei saa sõita sellega, sest see käruga tõenäoliselt ei keera välja igalt poolt. Me neid põlde ei saa teha, kus me nagu üle ei saa visata seda piipu teisele poole teed on ja sest muidu siin tehakse seda, et sõidatakse põlla ääres sõidatakse. Aga seal, kus me nüüd seda vett paneme, aga kuna me oleme just kastmise lõpetanud, siis on see põld veel märg. Ja kui on põld märg, siis jääb põka kinni, eks ole. Seega me peame ootama kuiva. Saime uue missiooni, käru tõime siia, eks ole, ja see ala, kus meil need kõik piibud on, me peame selle nagu korda tegema, ilusti siledaks, puhtaks ja siis viime asjad tagasi. Tegime ühte asja ja siis saime teada, et tegelikult peab puhtaks ka tegema selle. Siis on nii, vähemalt on midagi teha, sest täna on siuke päev, kus justkui nagu ei ole midagi teha, aga nüüd me saime tegevust endale, väga hea. Kiiresti läheb 42 kilomeetrit tunnis või? Paljad! Mammana! Kõrvad see kiirus küll ju. Rahu. Traktor, see kinni ei jää. Sellel põkal justkui nagu käik ei ole, sellel on nagu kiire käik ja aeglane käik ja siis siit paneb kõrvad kiirust juurde. Väga huvitav. Väga huvitav. Väga huvitav. Gaasi. Midagi hirmust näeb. This one has a flat tire. Okay. Philippe, kus te olete? Pole viitsite tulla siia, kus need torud on, eks ole, viitsite siit kõik need katkised ära korjata. Siis me peame selle dry paketiga kõik nagu puhtaks tegema siin. Kurdi vedrud lahti ja
siin on see, et sellel toolil saab panna niimoodi, et see vaata liigub natuke niimoodi, liigub natuke niimoodi, siis kui siuke mitte kõige siledam koht on mugavam. Ei tee Aanusele nii palju haiget. Oma lemmikmasinaga. Oota, sellega ma ei käinud ei, sellega vist ei käinud kraavis. Vist oli mingi muu masin. Aga võib-olla oli see ka, aga võib-olla ei olnud. Igatahes, vaata, siia tuuakse kõik need piibud. Aga mis on probleem, noh, kole on siin. Ebatasane on ja võssis. Siis ma teen nüüd puhtaks selle. Paljad, ma astusin mingi fucking... Siin on mingi kuradi takjas või ma ei tea, mis asi ta on. Kuradi siile. Motherfucker, kust ta siia sai? Nii teravad on. Siis ma käin oma kroksidega siin õhtuti. Läbi talla tuleb ka see asi. No, teeme kõigepealt perimeetri ääni. Ma arvan, kõigepealt teen perimeetri. See on kõik siin see ala, selle pean kõik ilusaks tegema. Ja kui perimeeter on tehtud, siis ma hakkan võib-olla veel siluma seda. Kõigepealt võtta sita ära siit ääni. Setamin sinna metsa. No siin on see põld ikka see perses. Siin ma meie mingi 100 korda üle käima. Siin pigem on lugulaul selline, et nagu väga ei ole midagi teha. Justkui nagu otsitakse tööd. Et kuni selle kotoni korjamiseni ei ole midagi teha. Ja siis teemegi mingid siuksed asju, aga pilet, see on mul vapsi jama ju. Kurat, koristusmeeskond on krutskeid teinud. Sita mulle siia jätnud. Vidun saadana. Noh, kurat, läheb ilusaks küll. Ma arvan, et mingi 2-3 korda sõidan igalt poolt üle ja hea küll. Höp. Höp. Hea küll. Pööran välja või? Seal on mingi auke. Pöörab. Mubli. Ama jah. No korja. Vai kui ilus see. Noh. Ise olen uhke. Rohkem ilusamaks ei saa. Noh? Mis sa teed? Kuradi pihutreilerid panen täis, viin rest 8 ja koju nahku. Ees koju või? Jah. Jumal tänatud. No nii, nüüd läheb asi põnevaks. Ma pean kurat selle isopilliga kuradi selle kitsa tee peale minema. Kuradi vöö peale. Kunagi ei tea. Vöö peale. Näete, siin sees olen ma juba olnud. Ühe korra vajusin. Oi pläb, mõtle, kui ma põkaga oleks sinna sisse. Oi pläb, mis kukkumine sealt oleks olnud. Oi kurja. Nüüd me tõstame need jalakäigurajad, tõstame ka minema. Muidu tehakse seda tööd nagu seal. See põlla ääres, eks ole. Aga kuna see on veel niiske, meil just sadas siin vihma ka veits, siis me teeme siit seda. Aga midagi liiga hullu ei ole ka nüüd. Noh, nüüd ma tean, et seal on pehme. Sealt vajub sisse raisk. Jürgad ees, panevad silla tee keskele. Jürka taga võtab peale ja paneme põka peale ja ongi kõike. Sellega on päris siuke võimas sõita, aga nagu juksel kitsal teel nagu ei näe nagu rattaid justkui. Ja. Ahah, amma ja. Küsisin, et kes kurat loaderi peale läheb. Kõik vaatasid mulle otsa raisk. Ma ütlesin, okei. Kui on nii, siis on nii, pole midagi teha. Ja
no ütleme niimoodi, et nahk on natuke märjem kui tavaliselt. Kurja raisk. Kurat, nüüd ma ei näe seda kahvlit ka, ma ei näe seda keskkohta. Okei, saab hakkama. Yes, I go there. Yes, we go also there. Yes. Pall jääd, kui kitsas siin on veel. Rahu, mul peast tõmba. Selles suhtes on põkkajuht on alati hea olla. Ei pea füüsilist tööd tegema. Aga no siin on see tee suhteliselt nagu lai, eks ole. Vahepeal seal oli hirmus küll. Võta või jäta, eks ole. Very good. Yes. Kus meile sita paneme? Mida? Minna ka, võkkajud. Orjatöö täies hoos. Korjame neid kuradi poljasi ja ütlen ausalt. See töö on vist kõige hullem töö, mis ma siin teinud olen. See, et sa kuradi
lappad neid piipe siia käru peale. Ütleme niimoodi, et eks justkui nagu kõikide töödega on see, et päevateed, 2 teed on normaalne, aga me oleme vist mingi 4. või 5. päev on järjest, kus me seda teeme. Siuke semi. Meil on muidugi see probleem ka siin praegult, et niisutushooaeg sai läbi, siis meil tegelikult siin on nagu see probleem ka, et meid on siin farmis liiga palju. Meid on 8 inimest siin, aga ongi see, et kui sul see niisutusperiood on, siis on 8 väga hea. Meile tegelikult justkui nagu lubati, et juunini on 12 tundi päevas. Niimoodi 2 puhkepäeva nagu kuus. Meile justkui nagu lubati seda, aga mis praegu välja tuleb, on see, et meil on väike ongelma, sest kõigile, kes siin oli, kõigile lubati, sest kõik justkui nagu planeerisid selle järgi, et ongi, et mai lõpuni, aprill, mai, kõik on siin, ja siis vaatame elu, ja siis läheme eluga edasi, aga mis välja tuleb, on see, et me oleme teinud siin mõned päevad 8 tundi, no praegu on 10-tunnised päevad, aga kõige suurem sitt on see, et meil on nädalavahetused on vabad. Eelmine nädalavahetus oli vaba, see nädalavahetus tuleb ka tõenäoliselt. Üle-eelmine oli ka vist vaba, ma ei mäleta. Igatahes jah, me juba siin vaikselt vaatame, et kuskile nagu mujale minna, kuigi siin farmis nagu on nagu tore, hea, tore vahva on ja aga Pott, kus sa lähed? Nagu kui me nüüd saame siin 40 tundi nädalas, siis suures pildis tähendab see seda, et me oleme nii-öelda nagu rahadega nullis on ja nagu nullis seda tööd tehes. No siuke semi on ja kuukese võib teha on ja aga ei tea, kaua see trall kestab, sest ongi see manager, kes ütles, et ongi, et meid on liiga palju on ja aga ta pigem ta nagu ei öelnud midagi, ta on siuke hästi tagasihoidlik. Ta nagu läbi lillede nagu justkui nagu vihjas, et justkui nagu tööd väga nagu ei ole. Et siin ongi see, et mina olen see põka peal on ja siis kui neid torusid sinna käru peale viskama, siis Sandra tuleb siia põka peale, et noh, naised saavad traktoris olla on ja vennased liigutavad neid autosi järgmise põlla juurde. Ma siin tiksun on ja sest ongi see, et meil praegult justkui nagu on niimoodi, et nagu me pigem teeme aeglasemalt tööd. Sest kui see töö siin nüüd järsku täitsa otsa saab, no siis on, no mis siis on, vaata. Aga noh, eks ei ole. Ega kõik ei saagi liiga ilus olla. Ega see ongi hästi. Pole okei, noh. Selles suhtes on ka see, et mul üks hea semu ka just tuli Austraaliast. Siis ta ütles ka, et ta tuli Eestisse tagasi sellepärast, et ta tahtis saada seda rutiini. Et siin nagu seda rutiini nii väga nagu justkui nagu ei ole, et kui sa selles ühes farmis oled, noh siis ongi sul mingi 3-4 kuud on seda rutiini on ja aga teoorias, noh, siia saaks edasi jääda ka on ja aga siis ongi võib-olla see, et sa järgmise niisutuseni oled justkui nagu 8 tundi päevas ja nädalavahetused vabad, no oleks siin linn lähedal, saab mingi avastada kuskil asju teha, aga siin pole mitte midagi teha. Mun kaveri, ega see tööjänes ei ole ju, on või? Sa ka kõva vendlad, et oma Jaku lööks relliga, tšiu kõik lahti ja siis kuule, miks ta nii oled? No mis seda on? Seib on pondipoeg. Õige. Pott! Kuule, see läks kuskil ära nüüd. Küsis, miks pole seibid pinte sees. Mis ma teen? Nüüd jah. Selle see suumane läbi. Kumba vahet? Ja jäi vastu
Oota, miks me neid paneme siis praegu? Neid. See lihtsalt kobestab või? Ma ei tea, ma arvan küll jah. Vaata, selle ennem oli see, noh. Lennuk oli peale. Kajakas. Ma valmis kiirabi kutsuma või? Video tõestus. Oli tööõnnetus. Kuradi ja see. Kuradi mingid, mis tal on siin? Lubrikanti, noh. Noh. No ma panin lubrikanti ka sulle või? Ta toida või? Hui ka ja. Ma seda kuradi tagaotsa võin hoida, aga kui seda pinni ma küll sul ei hoia. Publiad. Tore lakata! Publiad. Puljad! Ei ole kõik väljas jah? Ei ole või? No kuule on küll jah. Nii väike punn endas välja. Noh? Aga ma arvan, et tõstame praegu forkaga ühte kohta ära, siis kui meil saab see alus vabaks, me saame forkaga tõsta need jälle sinna peale, muidu me jälle lohistame siin selge. Ma ei saanud aru. Aga. Te tahtsite, et laseme alla ja siis nagu... Mis sa teha tahad? Mis sa teha tahad? Paneme forka alla, laks, laseme... Davai, jää. Publiad. Huvitav, need vahejupid võetakse üldse minema siis või? Ei. Paneme kuidagi niimoodi, et ta ei loksuks. See jääks ju, see jääb niimoodi. Jah. See peab... Aga siia tulevad splindid vahele, siis mitte sama kui joobina. Ei, see jääb siia. Ära muretse. Ei jah. Kuule, miks see siin on? See nagu paneks nagu IKEA kappi kokku või? Midagi jääb ikka ülene. Rahulikult! Oota korraks. Jah. Mis on sinu nimi? Noh, valmis või? Kõige kinni ka sul seal või? Noh, kus ta läheb või? Mäse! Arvustame harjutusvartast. Ja Miška je! Hea küll või? Hea küll jah. Hästi on või? Isa tuli koju! Ära karda! Hea küll või? Me oleme praegult Piibuga need lükata-tõmmata vennad. Teeme ühte asja, teeme järgmist asja. Et selles suhtes on siin farmis nagu tore, et sellel manageril on nagu selline mõtteviis,
et ta üritab alati leida meile midagi. Et ei ole see, et kuule, põhitööd ei ole, davai, minge koju vaata, et tal pigem on see nagu see mõtteviis, et ta ikka üritab nagu leida midagi. No meil on see pers, et no põhihooajal on vaja siia 8 inimest on ja praegu meid on ka 8. Ütleks, et tööd on tegelikult justkui mingi 4-5 vaata. Aga noh, mis sa teed? Siis me täna lõpetame ka kella 1 on ja 8 tundi. Tegelikult see on päris rets mõelda, et 8 tundi tööd siin tundub vähe, sest kell on 12. Meil on tund aega veel tööd ja ei ole üldse sellist tunnet, et 8 tundi oleks teinud. Mis me praegu teeme on see, et see on meil lennuväli. Lennuk tuleb varsti, ma arvan, et nüüd esmaspäeval hakkab pritsima seda. Et see mürk, mis seal on, muidu me oleme tavaliselt toonud seda mürki, mis nii-öelda putukaid tapab, eks ole, aga see ja mürk, mis seal sees on siuke mürk, mis paneb siis taimel, kukutab taimel lehed ära. Ehk siis ongi see, et pritsib seda mürki peale, siis 3 nädalat vist justkui nagu ootame, siis see lehed kukuvad maha. Aga perse, kus ma panen ta? Panen järjest siia või? Näe, see on lennuväli. Siit järjest paneb kõmm edasi tagasi. Mis me kaasa pidime võtma? Paneme mees taha ja no paneme siis mees taha, jah? Kuule, ma hakkan täitsa tagant. No ma hakkan täitsa tagant eest. Teeme nii, noh, kokku lepitud. Oh! Mine oma kuradi korvi nahvu ja... pange teete. Nagu ei taha panema ja... Minu pärast võid sa võsapetsile ka taha panna. Mis seda on? Praegu ma olen siis kõige vanema põka peal. See on vist kõige vanem põka, mis seal on. Siin kõik logiseb ja ekraan on ka valet värvi ja... Nii, see on mul... Igatahes, vaata, siin on juba küntud on ja... Ma künnan veel. Miks me veel künname? Point on väga lihtne, sest noh, siin on väga märg, eks ole, ja kui pärast tulevad need pikkerid peale, mis seda kotonit nii-öelda pikivad, siis ja siin nad hakkavad ümber pöörama, et see oleks võimalikult kuiv, sest muidu nad pikkerid, need on rasked masinad tõenäoliselt, siis nad vajuvad sisse, siis me teeme selle ümber pööramise koha neile heaks. 43. See on ikka kuradi vana sitte. Nii. Niimoodi. See tool hakkas ise tööle praegu, see on ikka kuradi... See vana pille! Saan lähemale minna veel. Ühe korra ei, siin on vist ühe korra tehtud. Ei, isegi 2 korda on vist tehtud siin. Et ongi see, et siis tõmbame selle niiske mulla jälle üles, siis päike kuivatab, eks ole, ja siis jälle niiske pealt ülesse. Niimoodi edasi-tagasi käitsin. See on nagu, vaata, siin on isegi siuke makk, Bluetoothi ei ole, eks ole, kõik on halvasti. Praegu on see tee enam-vähem sile, eks ole, aga nüüd ma lähen sinna täiesti äärde ja seal läheb pigem persse. Jälle hakkab töölise tööle. Päris tihti hakkab see tool lihtsalt ise hakkab pumpama. Igav on tal. Ja siin on näha, vaata, meie piibud korjasime üles. Siin on normaalselt sisse vajunud, aga
ma arvan, et mina kinni ei jää, pigem ei jää. Oleks imelik, kui jääks. Hakkad kinni jääma või? Paneme sul kurat selle peal siis või? Lukustame rattad ära, siin on vaata see, et see on auto peal ja see vist on see midagi ta igatahes lukustab, et võib-olla esirattad paneb ka siis tööle või? Ja muidu on tagarattad auto peale, siis ta võib-olla vahepeal paneb esirattad, vahepeal ei pane, aga siis ta niimoodi on vist esirattad ka kogu aeg töös ja võib-olla see siis lukustab või? Ma ei tea. Oi, bled! Siin peaks üks asi olema. Palja, et kus ma selle ära kaotasin nüüd? Oi, kurja. Näe, siin samas. Jumal tänatud. Oi, kurja. Tõstsin raipe üles ja kuradi ei olnud nagu see, mis ta olema peab. Aga kurja, kuidas ma selle nüüd... No ilmselgelt siin mingi pinne ei ole ju, lihtsalt libises ära. Saan tagasi ka selle või? No kurat, raude. Puts. Motherfucker. Nii, aga mul mingit pinni siia ka vähe või sinna. Oota. On mul midagi või? Sitta siin, inimesed ei korista. Pärss. Noh. Hea küll. Ei lähe. Aga sinna poole ta ei lähe ka vist või? Noh, lähe küll. Noh, nüüd tuled nagu Miška. Kuradi põkavenade. Äll on seal. Joonas on seal. Kõik teevad sama asja. Minul on kõige sidasem asi. Mul on mõttetu, võtab mingi 5 senti sealt mulla pealt, eks ole. Joonasel võtab vähe sügavamalt. Siin on vasaku käe reegele. Ka ennahoja. Ma lähen on top siis või? Ma olen täna peal. Ole täna peal.